Legendaarne 5. seeria on saanud väikese upgrade'i, tal on siis uued esituled ja uued tagatuled, kuid temast peitub palju rohkemgi uut ja huvitavat. Nice Luxury proovisõit alustab. Nagu öeldud, on uuel 5-sel uued siis esituled, need on ühe teistsuguse disainiga, need neerud on läinud veel suuremaks, kuid esituled on laserlight tuled ja taga on olemas ka täis LED tuled, mis on 3-mõõtmelised esituled, kaugele siis tulede režiimis saab näha kuni 650 meetri kaugusele. Tal on olemas sõidurežiimid Sport, Comfort ja Eco. Ja samuti on kadunud ära nendest esituledest need ringid, need öökuvad ringid, mille järgi me 5. seeriat tundsime juba ära selle sünnipäevist saadik. Ehk jah, küll V34 oli viimane 5. seeria, millel olid need ringikujulised siis tuled üldiselt, kuid need öökuvad ringid jäid seal tule sees ju endiselt alles siis uute mudeli põlvkondadega, kuid nüüd on need siis ära kadunud, tulevik lihtsalt pressib peale ja 5. seeria peab tegema kompromisse. Samuti on ära kadunud ka need giftid BMW-le omased siis oranžid analoognäidikud ja need on asendanud sellise suure virtuaalse 12,3 tollise siis täisdigitaalse paneeliga. Samuti on ka keskpaneel 12,3 tolline olemas, on Apple CarPlay, Android Auto, BMW Maps ja kaugjuhitavad teenused ja need kõik on olemas professional paketis, ehk sa ei pea midagi juurde maksma ja kõik on olemas selles ühes samas paketis. Ei pea muretsema, kas tal midagi on või tal midagi ei ole. Ehk BMW 5. seeria ei huvita see, mida sa tahad, ta pakub kõike. Ja samuti on olemas siis navisüsteem selline, et see on pilvepõhine ja kõik sellised liiklusmuudatused, kui on mingi teetööd tulekul või midagi sellist või kohe annab sulle märku sellest, kuid paraku ei ole tal olemas siis seda kihvti reaalajas navipilti, mis paljudel uutel autodel olemas on, kuid temal ei ole ja sellest on kahju, kuid samas on tal olemas Powers & Wilkins helisüsteem. Ja see on küll hea, sest et nädala eest testitud selles Volkswagen Arteon Shooting Brake'is olid ju tavalised Herman Kardon kõlarid helisüsteem, mis on olemas mitukümmend tuhat eurot odavamatel autodel, mis tekib küsimus, et nagu miks, et võiks midagi paremat saada 50 000 eest ja siin sa saadki 50 000 eest paremat, sa saab Powers & Wilkins helisüsteemi ja see on 16 kõlariga, need 16 kõlarit on kõik hoolega ära peidetud, et sa ei pea nägema mingeid suuri selliseid kobakaid kuskil autos ja et sa ei pea ennast nende vahele kuskil seal ära mahutama, nii et kõik on arvestatud. Aga veel natukene miinustes rääkides on tal olemas konkurentides kõige väiksem pagasiruum, samuti on tagaistumijatel endiselt vähe jalaruumi ehk 5. seeria pole kasvanud nagu paljud konkurendid, kuid tal on olemas 4-tsooni kliimaseadega 4 istmesoojendust. Nii, ja oluline muudatus on see, et kõik on just kui tundub endine bensiin ja diisel, kuid need kõik mootorid on nüüd ühendatud siis poolhübriidajamiga ja tõepoolest poolhübriidajam annab igale mootorile siis umbes niimoodi üle 10 hobujõu juurde. Ta BMW 520i bensiinimootor on nüüd 135 kilovatti ehk 195 hobujõudu ja hind algab siis sellel 51 000 eurost ehk enam ei saa Bemari 5. seeriat alla 50 000 euro. Ja siis on olemas 530, millel on 180 kilovatti ehk siis lausa 263 hobujõudu. Ja need viimased hobujõud tulevad just siis selle elektrimootoriga juurde talle ja siis on olemas ka veel M550 ja ka see mootor on siis hübriidajamiga 390 kilovatti ehk 541 hobujõudu ja diiselmootoritest on olemas siis 520D 140 kilovatti ehk siis 201 hobujõudu ja selle keskmine kütusekulu on 5,5 liitrit 100-le, mis ütleme, et hübriidi puhul võiks olla ju veel väiksem, kuid norida ei saa midagi, see on ikkagi 5. seeria ja siis on olemas 530D diiselmootor 210 kilovatti 277 hobujõudu ja 540D diiselmootor 250 kilovatti 351 hobujõudu
ja nüüd sai siis ära räägitud ka see 5. seeria mootorivalik, mida ma eelmises 5. seeria saates ei rääkinud pea 4 aastat tagasi ja nüüd te saite siis lõpuks selle mootorivalikust ka aimu. Kuid kui te ikkagi tõepoolest tahate väga tavalist sisepõlemismootorit, ei taha sinna juurde mitte mingit vähimatki hübriidajamit ja te tunnete, et ei, 5. seeria ja BMW, see pole küll hübriidi koht, hübriid, mine otsi endale kuskilt mujalt sõpru ja üldse mille pärast sa 5. seeria oled lasknud nende külge sellel hübriidajamil tikkuda, aga kui sa tahad ikkagi tavalist sellist vajutad pedaali ja kuuled ikkagi mootori häält, mitte mingit pisikest elektriundamist, siis sa pead võtma M5. Selle V8 mootor on ilma hübriidajamita, nagu ka 98 kütus biovaba ja sellel on olemas siis 441 kilovatti ehk 600 hobujõudu ja kui see on sinu jaoks vähe, siis sa pead küll kosmoseraketi ostu peale mõtlema. Ja see maksab küll 123 000 eurot, ehk see on valiku koht, kas ikka võiks selle hübriidajami võtta ja saad vähema raha eest siis ka suhteliselt hea auto. Selline on uus BMW 5. seeria. Natukene on tal muidugi kehvi selliseid väikseid puuduseid nagu näiteks sellises ruumikuses, kuid ta on 5. seeria ja me austame teda sellisena nagu ta on ja pakub ta ikkagi palju uusi tehnoloogilisi uuendusi ja näeb ka väga kihvt ja palju elegantsem välja ja ikkagi enamuselt on ta saavutanud selle, kes ta olema peab. Me kohtume teiega juba nädala pärast. Seniks kohtumiseni.